noh, eks nende õigustega minu arust on ju see asi, et need on paberi peal. Et selles mõttes elu üsna paljuski oma vastikus reaalsuses määrab selle, kui palju meil õigusi on. Kui meil on siin hea olla, elu on hea, sõda ei ole, haigusi ei ole, inimesed tunnevad ennast hästi, siis me saame õigusi rohkem paberi peale kirjutada ja tagada. Ja kui elu on raske, noh, ega ütleme, minge rääkige seal Mariupolis või Butšas sellest, et inimõigus internetil, eks ole, et noh, seal on hoopis teine reaalsus. Et ega noh, see, et meil on praegu siin selline õiguste juurde leiutamise faas ajaloos või noh, võib olla mööduv. et see ei pruugi nii jääda. Et meil ju, noh, ega juristidele meeldib jah igasugust asju kirjutada, et kui me rääkisime siin 10 aastat tagasi, ma ei tea, hädaolukorra või eriolukorra seadusest, siis noh, see kõik vaatasid seda noh, sellise nagu kauge pilguga, juristide pilguga, noh, et kui hädaolukord on käes, et siis peamine lahendus oli see, et toodame kiiresti rohkem pabereid. Et noh, et nüüd kui häda on liikunud meile lähemale, siis on aru saadud ka sellest, et noh, et kui meil on siin Tartus on noh, sama olukord, mis Mariupolis, et siis Riigikohus ei tegutse siin parasjagu. Et siis me oleme kaevikus või tulistame kedagi ja kaitseme ennast. Et noh, selles mõttes ega elu panebki selle paika. Kui meil on hea olla, siis me võime neid õigusi anda juurde ja tegeleda sellise klaaspärli mänguga. Ja kui meil on noh, ikkagi oluliselt halvasti asjad, siis kellelegi ei tule need asjad meelde. Et selles mõttes need on head probleemid, need on heaolu ühiskonna probleemid, me võime olla uhked, et me saame selliste küsimustega tegeleda. Ma mäletan, kui ma olin 20 aastat tagasi, käisin Rootsis külas ühel advokaadibürool, siis mind kohutavalt ajas naerma see, kus kohalikus Göteborgi ajalehes mitmeid nädalaid järjest arutleti selle üle, kas Göteborgi haigla intensiivravi osakonnas suitsetamise keeld on proportsionaalne või mitte. Et kas need, kes on intensiivravis, et kas nendel suitsetamise ära keelamine noh, on nende inimõiguste rikkumine. 20 aastat tagasi tundus see üsna selline absurdne küsimus, et mis asja nad on intensiivravis, et olgu õnnelikult nad elus on. Ja noh, aga me oleme nüüd liikunud sinna samasse kohta, et meil on lihtsalt väga hea elu.